Kätte nüüd 9. detsember, me oleme omadega Muhumaale sattunud, ehk siis isa palus, et ma tuleksin, vaataksin läbi, kas ikka töömehed teevad tööd ja tundub, et asjaajatamine käib. Ehk siis kuna mu vanemad on terve elu olnud majutusbusinessis, siis meil hakatakse siia panema ööd maja suvile kõrvale ja siis nad ehitavad siin parasjagu, teevad ilusasti põhjamaja jaoks. Siia tuleb mingi hetk üks tiigikene, seal saab saunas käia selle kadakate hunniku taga seal kuskil. Aga praegu pandakse siia siis kanalisatsiooni ja kõike muud. Nii et järgmine suvi saab meile külla tulla. Ja Sann on juba külas. Vaatab kogu musta tööga üle. Ma olen see OG. Jep. Ja sauna kohal on meil siis sükene väikene kohake, kus sõbrad saavad ööbida. Sükse välja vaatab. Tundub, et üks sõber juba tuli. Tere tulemast. Haara endale voodi, naudi vaadet. Siit on nagu kõige ilusamad päikseloojangud ever, sest päike loojab kogile sinna. Nii et suvel on siin ikka nagu mega mõnna. Ja võtan selle kutsu vastu, mida Sain, kas sa tuleksid mulle Muhumaale külla? Jaa, tulen küll. Nii, aga me jookseme nüüd praami peale ja tagasi Tallinna, sest töö vajab tegemist ja puhkus on läbi. No ma ei tea, mul on nüüd, kui autos issin, siis ma ikka nagu tundsin, et Tuharat tundsin ja Reedaga mõistusel tundsin, et ikka veits sai eile trenni tehtud. Jaa, mul on ka, aga see on see mõnus, vaata, mitte nagu üle pingutatud valu, vaid täpselt siuke, et sa oled nagu natukene midagi liigutanud ja teinud oma keha heaks, nii et kann on mingi I'm growing, Nii et nagu Anett ütleb siis so far so good. So far so good. Enne kui me praami peale jõuame, siis meil on üks punane ümbrik, mis vajab avamist, ehk siis tegevustabellikalender. Ja vaatame, kes meil... täna tuleb meil jõuluvana külla. Nii, ja mis me siis tegema peame? Tänane ülesanne on joo päeva jooksul 2 liitrit vett. 2 liitrit vett või? Jaa, see oleks nagu sulle challenge. Ei, challenge oleks siis, kui oleks 2 liitrit veini, siis oleks mulle challenge. Ma ei tea, minul on küll see, et ma olen mega vee fanatt, nagu ma hea meelega joon vett, mulle maitseb vesi, nii et 2 liitrit. Oota, ma annan sul lisa challenge'i. Joo 2 liitrit soolast mulliga vett. No, ma olen tegelikult õppinud seda ka juba jooma, nii et selles mõttes on juba nagu fine, nii et kui me praami peale jõuame, siis ostame ühe 2 liitrise vee ja joome selle kõik ära ühe autosõiduga. Kanda maski, väga soe on. Pluss enne oli niimoodi, et ma sõin seda kooki, mida mulle kaasa anti ja mitte keegi ei saanud aru, et ma kooki söön. No, õues on torm, nii et taaskord paneme ilusasti selle kaamera proovile, aga mulle tundub siiamaani, et ta saab ikka heli mõttes super hästi hakkama isegi ilma lisamikrofonita. Nii et nice job, Sonny, nice job. Tallinnasse, Sandra läks koju ja nüüd enne kui mina sukeldun siis tööasjadesse, mida on Whale'iga palju, alati minu arvates pärast sükest minipuhkust on mailbox täiesti umbes ja tööülesandid rohkem kui päevas aega on. Aga enne kui me sukeldume neisse, siis on 2 pisikest asja, mis on vaja teha. Esiteks minna kosmeetiku juurde ja lasta oma nägu natukene poputada ja teiseks, mille pärast ma olen nii põnevil, on minna järele ühele pakile, mis on siis pool meie jõulukingitusest meie klientidele ja ma olen nii excited, sest need on nii ägedad asjad ja ma ei saa teile veel vlogis neid näidata, sest ma tean, et osad mu kliendid vaatavad neid vloge, aga kui on see päev, kui me mängime neile päkapikke ja neid kohale viime, siis täiega näitan teile, sest ma olen nii excited. Minu arvates nagu see, mis me Lonni ja Märdiga välja mõtlesime, on nagu nii nunnu, aga kõige esimese asjana siis kosmeetik. See oli nii mõnus lihtsalt.
lihtsalt ma ei saa aru, kuidas üks kosmeetik saab olla nii õrn ja hell samas, siis kui pigistamiseks läheb, siis hästi kiire ja efektiivne ja nagu need massaažid, mis ta teeb siis, kui nagu mask on näos. See on nii mõnna lihtsalt kõige parem näo ja õlamassaaž ever. Nüüd aga lähme pakile järele. 10 hours later, täiega on siuke tunne, nagu ma oleksin 10 tundi juba istunud siin arvuti taga, tegelikult on küll mingi 5 tundi möödas, aga õues on kott pime juba ja mul on veel megalt palju teha, nii et täna tuleb väga pikk õhtu, aga kuna kaubanduskeskus pandakse kell 9 kinni ja kell on juba kohe 8 saamas, siis ma lähen kiirelt hüppan Ülemistest läbi, sest ma kuulsin kalakat või noh, tegelikult see on nagu päris info, et Kuutsemägi on sellel nädalavahetusel avatud ja kui vähegi võimalik, siis ma tahaks täiega minna lauda sõitma, aga kuna ma ei ole aastaid sõitnud, siis ma olen lihtsalt oma lumelauavarustuse maha müünud, nii et mul oleks vähemalt jopet vaja, et normaalselt minna ja nautida natukene lumist nõlva, nii et lähme hüppame kiirelt poest läbi. The struggle is real, nagu ma valisin kõik 3 jopet musta värvi välja, aga nad on nii erinevad lihtsalt. See on selline klassikaline kehasse must, mida saab nagu niisama ka kanda, mitte ainult mäel. Aga nagu ma näitan teile teisi ka. Nii, teine musta värvi on siis Helly Hansen ja see on mega tehniline jope. Ma tean, et see on täpselt sükene asi, millega ei hakka kunagi nagu palav ega külm, sest tehnoloogia on mega hea. Ja see on täpselt nendest asjadest, mis sul nagu pärandad oma lastele, sest see reaalselt peab mingi 10 aastat vastu. Aga samast on natukene liiga basic mu jaoks, nii et proovime ühte veel. Okei, viimane näeb nagu retsilt cool välja, aga see on natukene suur mulle. See on meeste jope, aga üldjoontes mul tegelikult ongi lumelauariided meeste asjad. Aga nagu look at this design, see on siuke nagu apokalüptika, siuke vaim natukene. Üli cool iseenesest. Mäsa väga ei tahaks sellega panna, sest see võib pahus olla. Aga ma tahaks number väiksemad, siis ma arvan, et võib päris idekas olla. Tänaseks on juhe täiesti koos, nii et on aeg ennast kontoris kokku pakkida ja liikuda kodusuunas. Ma pean küll ütlema, et mul tegelikult täiega endale meeldivad sellised intensiivsed tööpäevad, sest mul tekivad kõige paremad ideed minu arust ja ma olen kõige produktiivsem, siis kui mul on hästi palju nagu kiire deadline, ehk siis minu jaoks üks ülimõnus tööpäev, teie jaoks suhteliselt materjalivaene vlog, aga ei ole hullu. Lähme koju ja lahendame selle probleemi kohe ära. Ma olen geenius, ma olen täielik geenius. Ma just tulin kontorist ja jõudsin koju, panin kodused riided selga, viskasin diivanile pikali ja mõtlesin, et ma vaatan paar Vlogmasi episoodi enne, kui ma hakkan edasi toimetama. Ja siis ei kuskilt tuli mulle meelde, et ma jätsin oma kontorilaua peale oma dongli. Teie, kes ei tea, mis on dongle, siis selle jaoks, et Maci saaks üldse normaalselt asju tõmmata, näiteks mälukaardi pealt on mul vaja väikest vahejullat. Ja see väike vahejulla on kontoris laua peal. Ja mul oleks seda täna vaja. Nii et Lili, kas me lähme jookseme kontorisse? Kus me lähme jookseme kontorisse? Lähme, jah? Kui te mõtlete, et miks ma lihtsalt ei istunud sooja mõnusasse autosse ja ei sõitnud kontorisse dongli järele, siis mul on mingi imelik kiiks. Mul meeldib joosta eesmärgipäraselt ja praegu oli idekas minna donglile järgi ja lisaks mängida veel päkapikkuga. Nii et great success! Enne kui me tänase vlogi kokku tõmbame, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma endale Sportlandist haarasin, kuna mul jopega ei skoorinud, sest mulle meeldis kõige rohkem see kõige huvitavam. The North Face'i oma, mis oli nagu siuke post-apokalüpsis. Apokalüptik? I don't know. Igatahes see meeldis mulle kõige rohkem, aga see oli L suuruse sain, nii et ma tegelen sellega, et vaadata, kas ma leian selle kuskilt M-i. Aga seal oli paar asja, mida ma tundsin, et ma väga tahan, nii et ma haarasin need endale. Esiteks, kui te vaatasite eelmisi vloge, siis võib-olla te märkasite, et Sandral oli seljas siuke mõnna pusa Nike oma. I needed that in my life also. Nii et see oli esimene asi, mis muga poest kaasa tuli. Ja siis
tuli siuke pehme fliisikas veel The North Face'i oma ka, mis on siuke bomberi lõikega, mis on mul lemmiklõige ever. Ma näitan teile, kuidas on seljas ka, ma praegu käin üle. Ja viimane asi, mis ma poest kaasa võtsin, olid, ma ei tea, kas on nagu, et mida vanem heid, seda roosam kleit, aga roosad püksid. Minu arvates nii ägedad. Ma näitan teile, kuidas on seljas on. Aeg tänaseks vlog kokku tõmmata ja kuna mulle endale täiega meeldib vaadata, millised on inimeste statiivid, siis aga palun, minu tänane statiiv. Ma ei oska muud öelda kui, et I like to live life on the edge, aga tänase päeva mõttetera, millega me siis vlogi kokku tõmbame, tuleb Tim Ferrissi ja Noah Harari podcastist, kus nad siis rääkisid sellest, et mis on päris ja mis ei ole päris. Ja mul jäi see täiega kuidagi kummitama, ehk siis see kontseptsioon, et raha kui selline tegelikult ei ole päris, kuna ta on ühiskondlik kokkulepe, mis on meile vajalik, aga võib-olla me ei pea seda nii palju väärtustama, kuna ta tegelikult ei ole üks nendest asjadest, mis on päris. Et päris on need asjad või olendid või inimesed, kes suudavad, ei ole vist õige sõna, kes on võimelised kannatama. Ehk siis väga huvitav mõte minu jaoks. Kindlasti filtreerin ja sorteerin seda veel enda peas päris pikalt, aga ma näen, et sealt nurgast paistab värskapudel ka siinkohal kokkuvõttega mu challenge'i osas. 3 liitrit kindlasti joodud, sest 2 värskapudelit ja siis mingi 4 tassi vett, nii et I rocked it! Aga pakime tänaseks kokku ja näeme juba homme. Tšau!